vasturünnakule minemas, Paljavkini suunas läheb sööt. Paljavkin saab selle söödu kätte. No vaatame, äkki siit tekib midagi. Paljavkin jätkuvalt palliga. Hiljuti U19 eliitliiga meistriliigas sepistas isegi ju kübaratriki. Kui siit ka raami löök, aga see oli Plavintši. Kollo palliga. Ja saab Lindberg mööda vasakut äärt minna, pall püsis väljakul. Lindberg on karistusalas ka, pall jätkuvalt karistusalas. Väga palju on need punaseid särke, aga kuidagi saab Skvortsov lüüa. No suurepärane tõrje Plavintšilt. Skvortsov selle palli sinna värava suunas läkitada. Polnud üldse paha löök, aga Rami! No, võta! Miki, come on! Miki! See on kõik selline oletatav jutt. Pikem out ja pall on värava ees lahti, aga ei jõudnud Lohmatov sinna. Pall jätkuvalt karistusalas, Paljavkin, aga ei, ikkagi on Plavintš see, kes selle palli. No süke hetk võiks küll jah, seda enesekindlust, millest ma enne rääkisin, Eestisse süstada. Siis esimene nurgalöök Eesti koondisele, vaatame, mis siit välja võlutakse. Sisse kerivalt tuleb. Aga klaaritakse see välja. Esialgu tundus, et on see väravahi jagu, aga kus sa sellega? Vahepeal siis Kollolt. No, tahaks öelda, et ikkagi tsenderdus. Oodata tuleviku vaates. Aga nüüd Eesti trahvilöök. Läheb karistusalasse, Paljavkin saab pea vahele. Meeste summa jääb see pall ja lõpuks siis Plavintš püüab kera kinni, paneb juba kiiresti mängu ka. Pall jääb ikkagi Eestile ja lähme jälle rünnakule. Lohmatov. Tõste, kõrge tõste, aga see on kõik Plavintši jagu. Tallinna Levadia eest Premium-liigas minuteid, aga nüüd on mured seljatatud. Nüüd on mees tagasi platsil ja vaikselt hakkab ootata enne mängu. Vaadati üle, et kas on pallis piisavalt õhku sees, aga no, kui siin ülekande alguses sai natukene ilma kohta räägitud, siis siin Tamme staadionil natukene tuul kerkinud, aga ei midagi sellist, mis kuidagi mängu peaks mõjutama. Pigem võib-olla mängijatel isegi meeldivam. Päike on ka. Ja vaikselt jälle hakkame Läti poolt tulema. Vaikselt tõstab Tammekas pead. On siin hiljuti ka Premium-liigas mängida saanud.
mitte väga palju, aga noh, hetkel juba natukene adressaadita sööt. Poljapkinikul otsiti, aga mõnevõrra keeruline oli see pass. No, Poljapkini jaoks ka alles teine mäng U19 koondise eest. Natukene häält tegid. Siin jah, nagu varem mainisin, on päris palju erinevaid persoone mängu vaatamas. On ka Eesti U21 koondise peatreener Jani Sarajärvi. Eks peab ju silma peal. Ja noh, sellega võitis ka mõned sekundid enda kasuks, kuigi noh, ma arvan, et see ei olnud planeeritud tegelikult.